siit vahelt. Siit saab sinna kurda äärde ilusti, et... Aha. Ma ei tea, siukse ilmaga sinna sisse küll ei tahaks sadada. Päris küll, mul ma ei tea, kes kalad ka alles seal on. Kaur, kuule, me hakkame otsi kokku tõmbama. Kuks vett! Tule nüüd! Jah, tule. Ära jama mütsi meil. Tule. Davai, kärmet auto juurde. Saad sooja. Muidugi külmetus. Külm oli vaadates. Ma teen ukse lahti, mine sooja. Võttis sooja. Jah. See on see, eks ole, külmavärinad. Keha võitleb. Kaua teega läheb aega? No, peame ootama, kuni läheb keema. Praegu on tule peal. Kaua sooja teed? Raudselt karulaugu teeks või? Mul ei ole mett kõige asas. Ka seekord on Kauriga kõik hästi ning Kaur ei olnud õnneks vees kaua. Suvisel ajal ei ole selle vette kukkumisega nii suurt muret, ent halvem lugu, kui see juhtub talvisel ajal. Meil küll nii külm ei olnud, et lumi maas oleks või järvel jää peal oleks, kus oleks saanud läbi kukkuda. Ent kui see peaks juhtuma, siis taaskord nagu varem on ka räägitud, abi andes veendu esmalt enda ohutuses ning seejärel püüa kannatanu veest välja vedeta. Viida võimalusel tuule väiksesse paika ning eemada külmad ja märjad riided. Kui kuivasi vahetusriideid ei ole, siis võimalusel magamiskott, pleed, tekk või miskit muud kuiva, millega keha katta, et vältida keha soojuse kadu. Kõige rohkem eraldub soojust keha keskosast ning peast. Seega, need on kõige olulisemad. Kui sul on kaasas termosega teed, anna kannatanule sooja jooki. Kindlasti ei tohi anda alkoholi ja väldi ka käte ja jalgade kuuma vette pistmist ja ka tugevat hõõrumist. Teinekord inimesed ekslikult arvavad, et hõõrumine aitab. Selle tulemusel aga võib kannatanu seisud halveneda. Vette kukkumine külmal ajal ei ole sugugi naljaasi ning alajahtumine võib minutitega tekkida olenevalt olukorrast. Ära karda helistada 112 ning abi kutsuda. Räägi neile, mis juhtus, kus juhtus, kellega juhtus ning räägi ka, mida sa ise oled abi andmiseks teinud.